Nii, sügavamalt hingates tundsin ammu unustatud valu oma opereeritud kopsus, millega oli päris tegemist ja lõpuosas tundsin suu ümber tiirlemas väikesi õhumullikesi, see oli väga huvitav tunne. No nüüd me jõuame sinna tegelikult, et inimesed, kellel on juba haiguslik seisund all, miks nendel on väga ohtlik teha vabastavat hingamist. Kui me mõtleme selle peale, et kui inimesel ei ole kahjustust all ja siis tal tekivad spasmid ja tekib hapnikupuudus ja tekivad sümptomid, siis kui inimesel on juba kahjustus, siin on kirjeldatud opereeritud kopsu, siis see seisund on veel ohtlikum, arvestades sellega, et see koht inimese organismis on juba nõrgem. No vaata, inimene jäi ellu. Aga mis oleks võinud tekkida? Kui sa võtad seda, et opereeritud koht, muidugi me ei tea siin, kui palju sellest aega möödas, see on üks asi. Me ei tea seda, mismoodi see sidekoestumine seal on olnud ja mida seal, kas seal võeti mingit osa ära või mida seal tehti, me ei tea seda, eks ole. Aga mida sa annaksid, mida võiks tekkida, mis seal kopsus, ütleme hüpoteesid? Ma mõtlen, kui on kopsu osa opereeritud, ma mõtlen selle peale ka, et mis nagu kahjustus, kui me teame seda, et kui on näiteks inimesel näiteks südame-isseemia tõbi, et tema teeb vabastavat hingamist, siis seal on lihtne. Seal väga lihtne võimalik saada infarkti ja tekkida äksurm. Kui me vaatame seda, et hüperventilatsioonisündroomi puhul, kuidas hüperventilatsioonisündroomi diagnoositakse, ehk siis tehakse proovi katse inimestel. No see on meil jutt räägitud juba. Aga seal on ka välja toodud see, et kui inimesel tegelikult on kahjustused juba olemas, et siis temal ei tohi seda teha, sest temal võib see olla eluohtlik. Ehk siis näiteks infarkti läbi põdenud või üldse. Seal oli ju kopsukoe muutused olid ka selles sees. Seal on kopsukoe muutused. Hästi läks. Jumal hoidis. Ei, ma mõtlengi, et mis see... No ütleme tõsiselt, sellisel juhul praegu oli Jumal hoidis. Seal ma arvan, et oleneb palju sellest, mis tal juhtuda võis, on täpselt see, et miks seda kopsu opereeriti ja mis vigastused seal all juba on tal, et mis kahjustus seal all on. Et see võib mida vaid olla. Et mille koha pealt... Kaasa arvatud aeglaselt, selle käivitas mingi aeglaselt areneva protsessi. Ja, muidugi, sest arvestades sellega, kuidas hüperventilatsioon on krooniline, aga ma mõtlen seal kopsu puhul olen nüüd, miks opereeriti üldse mingi kopsu osa, kas seal oli kas seal oli, või siis oli tõesti kogu rentgeni avamine ja kopsuoperatsioon, et mida võiks arvata, et võib ka olla selle taga. Siis igal juhul kopsu kahjustusega inimesed ei tohiks niimoodi hingata. Siis nüüd ta kirjeldas veel ka suu ümber tiirlemas väikesi mullikesi. Aga nüüd siis tuleb interpretatsioon juhendaja poolt. Selle kliendi protsess oli esimese protsessi kohta väga korralik. No, siin võib öelda, tule taevas appi, sellepärast, et tegelikult, kui vaadata, et oli tegemist opereeritud kopsuga, temal endal inimesel oli väga halb olla seal. Tema põsed õhetasid ja ringi liikus soe energia. Ma ei tea, kas ta suutis jõuda muutunud teadusseisundisse. Kui tavapäraselt tugev mõistuse kontroll natukene järele andis, on see hea. Nii, tähendab, mida soovitakse saavutada on see, et inimese mõistus kaoks ära. Ma ei mitte midagi muud ei oska selle kohta öelda. See inimene, kes juhendab teisi, soovib seda, et muutuks teadusseisund ja et inimese mõistus kaoks ära. Näita mulle seda korra. Kuid kui tavapäraselt tugev mõistuse kontroll, oi sa issand. See ongi nende probleem, et mõistus segab neil segab lolliks minemast. Kui tavapäraselt tugev mõistuse kontroll natukenegi järele andis, on see hea. Vau! Nii, võta nüüd õhumullikesed ka veel. Õhumullikeste tundmine on füüsiline aisting. Füüsiline aisting. Nüüd on tegemist füüsilise aistinguga. Energiaid ei ole nüüd. Milleni jõuab enamik esimest korda hingajaid. Nüüd ta tunnistab, et see on füüsiline aisting. Juba esimest korda hingates enamik inimestel tekib neuroloogiline sümptom. Ja, olen kindel, et tema teine-kolmas protsess oleks juba nii tugev, et kontroll kaoks ja energia ujutaks rakud üle. Oota. Ja. Mida? Ei tea mida, ma ei saa mitte midagi. Selles mõttes, et... Kuidas, mismoodi energia ujutab rakud üle? Kas nagu mingisugust pilti rakkudest ka neil on või? Energia ujutab rakud üle. Ja. Nii. On vaja siis kontrolli kadumist, et energia ujutaks rakud üle. Mina ei tea, mis energiast räägitakse, mis peab rakud üle ujutama. Ja mina ka ei tea. Kas see on ATP energia, mis ujutab rakke üle, mis nad ei tea. Ei no ka loogiliselt rakud üle ujutada. Ei, rakud üle ujutada ma ka ei tea, mis see tähendaks. Ei tea. Opereeritud kopsu kohta kommentaar. Opereeritud kopsu endast märku andmine on väga hea.
See näitab, et keha kasutas saadud täiendavat hapniku hulka vajalikuks ja võib-olla kunagi pooleli jäänud tervendustööks. No see on absoluutne absurd ja see tähendab, kui meil on vigastatud koht ja me tekitame sinna hapniku nälja tegelikult, mis me saame hüperventilatsiooniga, ei tähenda see seda, et hapniku hulk oleks täiendavalt sinna kuidagi saadud. Vastupidi, hapniku tegelikult ei olegi seal siis hoopiski ja sellepärast tekivad tal vaevused. Mis tähendab seda, et see oleks tegelikult nekrootilise seisundi eelvaste. Hakkabki hapniku vaegus tekib ja siis hakkabki edasi, olenevalt kaua see siis kestab, on need kahjustused kas pöörduvad või pöördumatud, vaadates raku surma ja. Nii, siin on üks inimene, kes on varasemalt käinud ja nüüd tuleb uuesti. Uskumatu, et kehalised nähud endast uuesti nii tugevalt märku annavad, nagu hingaksin esmakordselt. Ja kommentaar on siis tuleb juhendaja poolt. See ongi nii, et kui pikk vahe on sees, võivad ilmneda samad nähud, mis alguses. Hingaja krambid, jutumärkid see on jälle krambid, suu kuivus, kuuma ja külma tunne. Iga kord, kui ma uuesti hingama hakkasid voolama pisarad. Kui mu jalad külmetama hakkasid, katsid sa need kinni, olin tänulik. Ja inimesed on tänulikud selle protsessi eest. Või kahjustuse eest. Ei see ole protsess. See on inimese kahjustamise eest. Oleks sulle tänulik. Sul tõmbuvad jäsemedes sooned spasmi, nad hakkavad sul külmetama ja siis see inimene, kes on sulle tekitanud need, juhendab, kuidas endale neid tekitada. Paneb sulle siis peale, katab need kinni ja siis sa oled talle tänulik selle eest. Alguses pisarad muudkui voolasid, kuid lõpuks tundsin ainult energiat, vägevaid surinaid, nälga ja igatsust hea toidu järele. Ellu ärkasid ka kõikvõimalikud muud instinktid ja vajadused. Kõige hullem on selline, et kui ma siin kuulan siin praegu, siis ma mõtlen seda, et sellised inimesed on meie laste õpetajad ja arstid ka. Kui sul on olemas anatoomia, füsioloogia, patofüsioloogia, kogu see põhi, eks ole? Jaa. Aga kui sa võtad need samad tohtrid, kellel peaks ka see põhi olema, siis see ju näitab selgelt, et nad ei ole koolis õpitut omandanud. Tead, ma ausalt öeldes, mina ei kujuta ette, et arst teeb seda endale ja põhjendab oma krampe energiavoogudega. See on nagu täiesti arulage. No see on arulage, see ei saa olla normaalse inimese mõtlemine, et ta mõtleb, et energiavood on siis, kui mul on krambid või kui mul on surinad suu ümber, et mul on energiavood. Mis energiavood? Varem ei olnud, nüüd on energiavood järsku. No see on täiesti absurdne. Täiesti absurdne. Seansi ajal kogesin olulisi eluetappe ja pöördeid elus, kohtusin inimestega minevikus, tundsin rõõmu ja valu, enamik seansist viibisin teispoolsuses. Kogemus oli jõuline, kuid hiljem tundsin end väsinuna, oli kerge uimasus ja peavalu. Loodan, et see oli jõuline puhastusprotsess. Miks arvab inimene, et ta on must? Kas see tähendab siis seda, et see südametunnistus on must ja kasutada südametunnistuse puhastamiseks enda invaliidistamist? Ja ma ei saa aru sellest. Ma ütlen ausalt, et ma ei saa nendest meeletutest puhastamistest ja nendest asjadest aru. On seepiavesi, nuustik on ka olemas. No see on täpselt samasugune müstiline, et see on jällegi inimesele pandud suhu see väljend, et see on puhastusprotsess ja see, et on väsinud kergelt uimani ja pea valutab, see näitab jällegi puhtalt seda, kuidas aju tegelikult on nii palju kahjustada saanud, et ta vajab puhkust, taastuda on vaja. Nii, ja siis on väljendus, või tähendab interpretatsioon siis selle juhendaja poolt. Olen sellele hingajale väga tänulik. Ta on tõepoolest väga palju vabastanud ja oma vibratsiooni silmnähtavalt tõstnud. Mis puutub iiveldusse, pärast Jaani kirikus hingamist, siis mitmed altari juures hinganud on tõesti kogenud hiljem eriti tugevat puhastusprotsessi. Mõnel on hakanud iiveldama ka juba kirikus. Vägi on selles kohas eriti tugev, vibratsioon kõrge. Kes soovib tasasemat protsessi, peaks hingama altarist veidi kaugemal, kas altari kõrgendiku äärel või siis selle ees põranda tasapinnal. Ja mul ei ole sõnu. Mul lihtsalt ei ole sõnu. See võtab keeletuks. Jah, mõtlen, see on täiesti mõistetamatu. Inimeste invaliidistamine pühakojas. Ja sõnad, mille tähendust sa ei tea, mis on moesõnad ja sa lähed selle moepuuluga lihtsalt kaasa. Ja siin tegelikult, mis on see, et siin on ju olemas patofüsioloogiat vaadata ja siin põhjendused, miks need sümptomid tekivad, on täiesti olemas.
et siin ei ole midagi niisugust, mida peaks põhjendama energia või ego või millega iganes. Jah, et see on mingid väljaspool olevad jõud, et see on puhas. Müstilisusega ei saa neid asju üldse kuidagi väljendada, sest see on puhas, inimese organism annab sümptomeid välja, sellepärast, et tal on halb olla, tal on hapnikuvaegus, tal on spasmis, tal on ajuhäired, selles ei ole mitte midagi müstilist, see on täiesti tavaline, inimesel tekivadki need